Kõige lihtsam on öelda, et iga arvuti või teenuse kasutaja jaoks on vabavaralise tarkvara kasutamise eelis number 1 seotud sellega, et ta on tasuta. Teine oluline argument võib olla ka kohaliku toega seotud. Vabavara kommuun tihtilugu suudab ka väikeste rahvusgruppide, väikeste keelegruppide jaoks jõuda välja lokaliseeritud ja kohalikus keeles arusaadavate tehniliste lahendusteni. Vabavara juures võib olla vahel heaks eeliseks see, et mil iganes juhtub midagi selle lahendusega, siis selle kohta on spetsialistid üle maailma olemas, kes koheselt oma maine ja kindlasti ka oma teadmiste tõttu on panustamas lahenduste otsimiseks, probleemide lahendamiseks ja nii me oleme näinud, et teinekord selliste tuntud kommertstarkvarade, turvaprobleemide lahendamine võib isegi kauem aega võtta kui vabavara lahendustes tekkivate probleemide lahendamine. Kõikides valdkondades on võimalik tuua näiteid, kõikides rakendustes on võimalik tuua näiteid selle kohta, kuidas ja millisel viisil on võimalik vabavara igapäevases elus oma arvutis kasutada. Kõik mobiiltelefonid, mis on Androidi mobiiltarkvara peal, ongi tegelikult avatud lähtekoodiga lahendused ja nad töötavad, nad on populaarsed. Samamoodi on meil võimalik kasutusele võtta internetilehitseja, millest kõige tuntum kindlasti on Mozilla Firefox, mis on samuti vabavara kommuuni poolt arendatud ja kindlasti üks maailma populaarsemaid vabavara lahendusi ja teenuseid. Selle kõrval on kindlasti olemas erinevad muusikamängijad, alates VLC-st ja lõpetades suure hulga kõikvõimalike erinevate muusika, video, helisalvestuse, helitöötlemise võimaluste versioonidega, joonistusprogrammidega, meili lugemisprogrammidega. Seega see lõpptarbija jaoks on turul olemas nii suletud, traditsioonilises mõttes suletud tarkvaralahendus, kui ka selle kõrval eksisteeriv vabavarane lahendus ja on ka juhuseid, kus nad on teineteisega põimunud.